No nii, kallikesed, on aeg see video siin filmida, mida ma lubasin juba paar nädalat tagasi teha, ehk siis Q&A minu esimesest raseduspoolest. Ma ei olegi ühtegi Q&A'd raseduse kohta veel siia YouTube'i filminud, nii et tere tulemast sellesse videosse. Ma tegelikult juba ühe korra olen seda videot filminud, aga ma ei jäänud üldse rahule selle videoga, lihtsalt ma ei tea. Kuidagi tuju ei olnud seal õige ja kuidagi mingi müra oli ümberringi ja ei olnud ühesõnaga, ei olnud üldse hea. Ma isegi ei vaadanud seda üle, ma lihtsalt tundsin, et see ei ole hea video. Nii et teeme täpselt sama video ühe korra veel. Nii, ma võtan siit lahti nüüd teie küsimused, mida ma lasin siis teil Instagramis küsida. Nii et kui sa mind Instagramis veel ei jälgi, siis kindlasti tee seda, sest seal ma jagan nagu väga palju raseduse kohta. Ja enne kui me küsimuste juurde asume, siis ma lihtsalt teen teile update'i. Täna on siis minul 23. rasedusnädal, ehk siis 22 pluss midagi, ma täpselt ei tea. Ma niimoodi seda nagu järge ei hoia, aga ühesõnaga 23. rasedusnädal oleme hetkel. Kas see näitab meile ka beebit, kui ta ära sünnib? Aga kui ei, siis miks? Seda küsimust on nii palju tulnud ja ma ütlen ausalt, ei näita. Et beebid näevad need, kes näevad päriselus teda ja sotsiaalmeediasse me ei hakka kunagi oma lastest fotosid postitama. Et see on lihtsalt see meie enda otsus, kõigepealt ütlen selle ära, et ma ei charge'i mitte kedagi, kes on otsustanud seda teha. Ka mina kunagi arvasin, et me hakkame täiega oma lapsi ka sotsiaalmeediasse postitama, sest miks mitte. Aga ausalt öeldes, eks see ongi lihtsalt pigem ka selline hirm, et sa ei tea kunagi, kes seal teisel pool ekraani on, kes see vaatab, kes see jälgib sind. See on nii palju imelikke inimesi, te kujutate ette, aga ma olen nagu selle sotsiaalmeedia nagu tegemise jooksul, 5 aasta jooksul, mis ma olen sotsiaalmeediat teinud, ma olen näinud nii palju erinevaid veidrikke, aga lapse postitamise koha pealt on just pigem see, et AI on lihtsalt nii haigelt arenenud ja sa saad teha nii haigeid asju AI-ga ja kuna ma tean, et nii haigeid inimesi on olemas, reaalselt mingi perverte ja ma ei tea keda kõike, siis nad võivad panna lihtsalt nagu AI-ga paari sekundiga tegema nagu midagi, mida ma ei taha, et nad teeksid. Neid põhjusi tegelikult veel. Ka see, et see laps ei ole ju ise valinud, et ta tahaks siin sotsiaalmeedias olla, on ju. Ta ei saagi valida, kui ta nii väike on, ta ei tea mitte midagi selle sotsiaalmeedia kohta, et lihtsalt konkreetselt tema enda kaitseks ja me ei lase nagu kellelgi teisel ka postitada selles suhtes kuskile lapsest näoga fotosid, seda lihtsalt ei ole vaja. Nii veider on nagu see, et ma tean, et need kommentaarid ei tule ka halvast kohast, aga ma olen näinud ka enda mingi postitust all, et issand, et tahaks juba nii väga teie lapse nägu näha ja tahaks juba nii väga näha, milline ta välja näeb. Ja need nagu kommentaarid on tulnud täiesti võõrast inimeste poolt, keda ma üldse, mina ei tea isiklikult neid, nemad ei tea mind ka isiklikult, nad küll jälgivad mind, aga nad tegelikult ju ei tea mind, eks ju. Ja siis ma mõtlen, et issand, et nagu tegelikult nii veider, et miks sa tahad näha võõra inimese lapse nägu. Ma saan aru, et see on nagu see uudishimu ja kõik see, aga ikkagi ma arvan, see on nii sketši kuidagi. Võib-olla ma mõtlen üle, suure tõenäosusega mõtlengi, aga lihtsalt ma ütlen, see väike hing, nagu, mida meie saame teha, me saame teda kaitsta ja ma arvan, see on üks asi, et mina võin siin sotsiaalmeedias jagada ennast, Kaspar võib jagada, aga see ei tähenda, et nagu, kui meil laps sünnib, et siis me peaksime teda jagama. Aga jah, ütlen ühe korra igaks juhuks veel, et suhtes on kõigi enda otsus, et meie otsus on lihtsalt see. Väga pikk vastus. Liigume edasi. Mis on olnud sinu jaoks kõige üllatavam asi raseduse juures? Ma arvan, võib-olla ma teadsin ju, et need igasugused kehalised muutused tulevad, eks ju. Aga ma arvan võib-olla see, et kuidas nagu kohaneda kõigi nende kehaliste muutustega niimoodi, et nad on ju kõik nagu korraga justkui. Kui äge, kui eriline aeg see on, kui äge on neid liigutusi tunda kõike seda, kui nagu huvitav on lihtsalt iseenda keha muutusi kõrvalt vaadata. Kohaneda ja reaalselt iga päev midagi muutub. Iga päev on mul midagi erinevat, nagu mingid 1% kas või midagi on kogu aeg erinev. Kas või see, et ma ei tea, beebiliigutused on nüüd tugevamad või et ma ei tea, kõht on jälle natuke suurem või et öösel ma midagi tegin, mis on mingi what the hell,
nagu ma ei ole kunagi sihukest asja teinud. Nagu kõik need muutused, need tulevad nii järsku, kui kiiresti see aeg liigub ja kuidas need kohaneda on. Aga ma ütlen ära, et ma tõesti siiani ma saan öelda, et ma olen väga heas kohas omadega, õnneks oma kehaga siiani, et puinu kasvab, mul on alati olnud ju väga peenikene keskkoht, isegi kui ma olen juurde võtnud, siis keskkoht on alati mul hästi peenikene olnud. Et ma isegi tulen nagu väga hästi toime nende muutustega ja ma väga naudin seda protsessi, ma väga naudin seda aega. Ma üldse ei too ennast kuidagi alla sellepärast, et ma nüüd nii-öelda juurde olen võtnud, on ju. Sest et ma võib-olla tean ka, et ma iga päev teen lihtsalt nii palju iseenda jaoks, et ma oleksin oma kehaga rahul, et ma oleksin, et ma näeksin endiselt hea välja. Ja et mul hiljem ka siis taastumisprotsess oleks kiire, võib-olla see kannab mul hästi palju südamerahu ja ma arvan, et see on täiesti eraldi videoidee, mida ma iga päev teen. Kuidas ma iga päev iseendast hoolitsen selleks, et ma jätkuvalt tunneksin oma kehas ennast hästi ka raseduse ajal. See on nii pikk teema, te kujuta ette, kui palju asju ma teen. Kuidas enesetunne on, nii vaimne kui füüsiline. Enesetunne on mega hea, nagu ma juba enne ka vastasin natukene. Esimene trimester muidugi oli ju keeruline. Ikkagi see, et lihtsalt nii halb oli olla, täiesti kohutav oli olla. Nüüd teine trimester, ma tunnen ennast täiesti iseendana. Okei, võib-olla teise trimestri algus, jah, ma siin jooksendasin ka ikkagi, et oli nagu aegu, kus ei olnud võib-olla veel nii lihtne, aga kasvab kõht ka selles suhtes muidugi ma ei ole nagu päris mina ise, on ju. Ja õhtuti ka siin nähin johin, kui näiteks jalutamas käime, sest lihtsalt kõht läheb kuidagi nagu nii punni õhtuks. Aga ei, ma tunnen ennast tõesti vaimselt füüsiliselt väga-väga hästi, aga ma arvan, et selle taga ongi lihtsalt see igapäevan iseendaga töö. Kui ma ei teeks trenni, kui ma hoolitseks oma naha eest, kui ma ei teeks kõiki neid protseduure, mida ma teen, kui ma ei loeks raamatu, ei liiguks õues ringi, siis ma kindlasti oleksin hoopis teises kohas omadega. Kuidagi hetkel saan küll öelda, et ma tunnen ennast väga-väga hästi. Saan aru, et oled nii Eestis kui ka Hispaanias arvel, kumma süsteemiga rohkem rahul siiani. Kusjuures ma nagu ei oskagi öelda, et kumb nagu parem või kumb nagu halvem on. Et ma arvan, mõlemal on omad plussid, omad miinused. Nad on üsnagi sarnased. Ma arvan, et asi on ka selles, et üks Euroopa Liit võib-olla. Aga võib-olla Eestis ma tooks plussina välja selle, et Eestis ikkagi see broneerimissüsteem, siis kõik need tulemuste vaatamised, kui vereproove võetakse, uriiniproove võetakse terviseportaalis, see on kõik meil nii mugav, et see on kindlasti see asi, millest ma siin hullult puudust tunnen. Sealt hiljem lugeda on nii hea lihtsalt. Üks asi on see, mida arstid sulle kabinetis ütlevad, aga nad ei jõua sulle kõike seal nagu ette vuristada, siis lähed vaatad terviseportaalist ise rahulikult üle, aga siin nagu sihukest varianti ei ole. Et peadki lihtsalt ise kohe kabinetis kas või nagu küsima nii palju küsimusi, kui ühegi suudad, et hiljem kuskilt lugeda nagu selles suhtes väga ei ole. Nad küll raseda kaarti kirjutavad sulle igasuguseid asju sinna veel üles, aga selles suhtes seal ei ole nii detailne kui mingi terviseportaalis kuskil. Ma olen mõlemaga super rahul, mul on nii Eestis kui Hispaanias lihtsalt imelised ämmakad, nii toredad, nii armsad inimesed. Kumb tuleb, kas poifid, tüdruk, tuleb poiss. Kas oled mingid raamatuid lugenud, podcast'e kuulanud? Podcast'idest on mul see, et ma juba enne, kui ma rasedaks jäin, siis juba pikka aega ma aeg-ajalt kuulasin seda beebipalavikku, seal käivad nii huvitavad külalised murust. Ja seda olen nüüd siin kuulanud veel. Ja raamatutest austus väga ei ole. Ma mingid paari raamatut on alustanud, aga ma ei tea, kuidagi nad ei kõneta mind ikkagi. Võib-olla ei ole lihtsalt see aeg veel käes. Ma hetkel põhimõtteliselt ma kogun oma infot lihtsalt TikTokist nagu beebide kohta või siis loen lihtsalt kuskilt. Aga ma muidugi aastate jooksul nii palju podcast'e kuulanud ka selle teemaga seoses, nii palju YouTube videoid vaadanud. Et võib-olla ma lihtsalt tunnen, et okei, lase hetkel olla, et võib-olla see aeg küll nüüd tuleb, vahepeal mul oli küll siuke tunne, et oh my god, tahaks täiega igast podcast'e ja raamatuid lugeda, on ju, aga ma ei tea, kuidagi nüüd ma lihtsalt loen mingeid muid raamatuid, mis mind kõnetavad. Mis tähtaeg on? Augusti keskel on tähtaeg siis. Mis lapsele nimeks tuleb? Me ei tea ise ka seda, meil paar varianti on. Aga meil ei ole mitte midagi kindlat ja isegi kui oleks midagi kindlat, siis ei ütleks seda. Ei ütle seda mitte kellelegi enne, kui laps on ära sündinud. Küsin otse,
kas on raske? See on siuke huvitav küsimus, et raske. Ma küll ei ütleks, et raske on, ma arvan lihtsalt see beebi on nii oodatud ja isegi kui esimene trimester jah, oli justkui raske, siis ikkagi ma kogu aeg hoidsin meeles, et miks me seda teeme, et kui tänulik ma ikkagi olen selle üle, et meil tulemas ei ole raske. Võib-olla raseduse lõpus räägin teist asja. Mida sina arvad, mis aeg on okei anda lähedastele teada, et oled lapseootel? Ma arvan, et siukest õiget aega otsest ei olegi, et ma tean, et hästi vanamoodne mõelda, et oi, ootame nüüd mingi 12 nädalat vähemalt ära ja alles siis ütleme kõigile. Et siis on nagu ohud on väiksemad ja kõike seda, eks ju. Aga tegelikult tänapäeval on nii popp juba öelda, aga põhimõtteliselt kohe, kui sa mingi positiivse testi saad või mis iganes, et see on nii individuaalne. Ja ma tean, et paljude jaoks ongi see, et pigem on hea varakult öelda, sest et lihtsalt kui midagi peaks juhtuma, siis sul on lähedased, kes on sulle toeks. Aga meie puhul oli küll see, et ma ise oleks saanud tegelikult kauem oodata ütlemisega. Kui me ütlesime siis 9. nädalal ja me ütlesime sellepärast, et mul oli lihtsalt nii halb olla ja ma lihtsalt ei suutnud seda mitte kuidagi moodi varjata, ma olin just ka haiglas olnud, lihtsalt ma läksingi Eestisse. Ma ju niikuinii Eestis olles, ma ju elan oma vanemate juures ja väga keeruline varjata, kui sul on nii halb olla, põhimõtteliselt võimatu, mitte midagi süüa ei saa ja lihtsalt nii hull on olla, et siis ütlesime 9. nädalal ära. Ja ma ise nagu, miks ma oleks tahtnud võib-olla kauem oodata, sest et võib-olla see on esimese puhul nagu teistmoodi kui teise lapse puhul siis. Aga lihtsalt see, et ma kuidagi tundsin, et see on nagu nii meievaheline siuke mingi saladus, nii äge asi, mida ainult meie teame, nii nagu põnev ja nii äge mõelda, mitte keegi teine ei tea, on ju. Et siis, kui oligi nagu öeldud juba inimestele lähedastele, siis oligi natuke siuke tunne, et nii kahju pidi ütlema vaata. Et mul nagu ei olnud kordagi seda, et ma ei tea, et mul ei ole üldse tegelikult tavaliselt mingite asjade jagamisega nii, et et kui ma nüüd teistega jagan seda rõõmuudist, et siis minu rõõm nagu mingi 2-3 kordistub, on ju. Et mul ei ole üldse seda. Ma tean, Kasparil ka ei ole. Et selles suhtes ongi nagu see, et sa ise tead, kui oluline see siis sinu jaoks on ja sa ise rõõmustad. Aga see, mis keegi teine kõrvalt mõtleb, kas ta rõõmustab, kas ta ei rõõmusta, vahet ei ole. Et selles suhtes nagu võib-olla ongi lihtsalt see, et võib-olla see on viimastel aastatel minuga muutunud, et lihtsalt kuna ma sotsiaalmeediasse teen nii palju sisu, siis sul kasvab mingi paks nahk peale ja see paks nahk ta ongi nagu selle vastu, et kui keegi ütleb midagi positiivset, siis sa oled neutraalne, see ei ole mingi oh my god, yes, aitäh sulle. Nagu ikka ütled aitäh ja nii tore, on ju, aga nagu see ei mõjuta sind nagu suures plaanis mitte kuidagi, aga samal ajal, kui keegi ütleb näiteks midagi negatiivset, siis sa ei ole ka mingi issand jumal, et nii nõme, et ta nii ütles ja et nii kurb, et lööb täitsa rivist välja, et ei olegi nagu embaga kumba, kui sind ei huvita see positiivne tagasiside, siis sind ei huvita see negatiivne tagasiside. Aga see ei tähenda seda, et nagu ma ei tahaks positiivset tagasisidet saada või mingeid häid asju saada, sest on nagu nii tore näha ja nii äge nagu, kuidas te kaasa elate ja kõike seda. Aga lihtsalt see, et nagu ongi, kui sind ei huvita teiste kiitus, siis sind ei huvita ka see, kui keegi teine teeb sind nagu, toob sind alla. Et ükskõik mida keegi teinegi mõtleks, siis sina tead, kes sina oled, sina tead, mida sina mõtled ja nii ongi. Lihtsalt, et nagu mitte miski ei vii sind nagu nii-öelda endast välja, kas heas või halvas mõttes. Hästi raske on seda seletada. Et jah, ühesõnaga, mina läksin kauem oodanud, ma läksin umbes 12. nädalani oodanud, aga see on kõigi enda teha. Reaalselt see on kõigi enda teha. Kui sa tunned, et sa tahad juba kohe rääkida oma perele ära, siis räägi kohe ära neile. Räägi oma sõpradele. Nagu sa ei pea ootama mingit, ma ei tea, mis kuupäeva selleks. Et lihtsalt räägi, kui sa tahad ja kui sa ei taha, ära räägi. Kas sa oled poiste nimedele mõelnud? Liam on üks nimi, mis oleks nunnu. Liam kindlasti ei pane. Ma ütlen, meil enamus nimed ei meeldi selles suhtes. Jah, muidugi me mõtleme poiste nimedele, loomulikult me mõtleme, aga jah, hetkel ei ole nagu mingid väga häid nimesid just. Kas on mingeid harjutusi, mida enam rasedana teha ei saa jooksis? Ja no näiteks ju kõhulihasid ei tohi treenida, et võib neid emaka kokkutõmbeid esile kutsuda või üldse mingeid harjutusi, kus sa võib-olla liiga palju pead kõhulihasid kasutama.
liigsusraskuseid ei tohi tõsta, samas mida mõned tõstavad. Nii et ma ei tea, kui tõepõhi see sellel all on. Ja muidugi mina olen oma trenne ikka täiega muutnud, ma teen rasedate kava järgi üldse trenni. Treenin oma kerelihaseid, aga kõhulihaseid ei treeni. Siis Eestis viimasel ajal on popp võtta sünnitusele tuula kaasa, kas Hispaanias ka sellist teenust. Kindlasti see teenus on, aga ausalt ma isegi ei tea, kui popp see on siin. Et ma ei tea selle kohta mitte midagi. Mis nädalal said teada rasedusest? Täpselt 4+0 nädalat, nagu täpselt. Lihtsalt mul oligi see, et päevad olid juba 2 päeva siis hiljaks jäänud. Clue äpp oli siuke äpp, mida ma kasutasin. Ja ma teadsin, et ma ei taha seda testi kindlasti Eestis olles teha. Ja siis mul oligi see, et ma jõudsin just Eestist tagasi siia Hispaaniasse. Ja magasin selle öö ära ja siis hommikul tegin testi ja täpselt 4+0 oli. Kas kardad ka, et sünnitusel võib midagi valesti minna? Vot neid kartusi küsimust tuleb nii palju kogu aeg, et kas ma kardan seda, kas ma kardan toda, aga teate, kartmisele ei maksa nagu üldse keskenduda. No, ilmselgelt me oleme ju inimesed, meil on hirmud sees, aga kui sa jäädki nagu keskenduma sellele negatiivsele, siis mina usun, et sa tõmbad ka seda negatiivset endale ligi. Et lihtsam on nii, et lihtsalt ei mõtle üle. Ma tahan kuulda positiivseid lugusid, ma tahan manifesteerida endale positiivset sünnitust, ma tahan manifesteerida positiivset nimikuaega, sest et see kõik ei ole enam minu kätes, mis saama hakkab. See, kui ma kardan, siis see ei muuda, see ei tee mitte kuidagi tulevikku paremaks. Ma pigem lihtsalt, mis ma teen? Ma elan hetkes, ma teen iga päev midagi selle jaoks, et mu sünnitus oleks võimalikult hea, võimalikult hästi suudaksin nende valudega toime tulla. Nii lihtsalt ongi. Ja lõpuks on nii, et kui lähebki, ma ei tea, mis stsenaarium võib juhtuda, siis ju siis nii pidi minema. Et see ei ole minu kätes. See lihtsalt ei ole minu võimuses. Oleks tore küll, kui oleks minu võimus, aga ei ole. Kas on tekkinud huvitavaid isusid millegi vastu, mida näiteks varem tihti ei söönud? Pigem ei ole. Esimesel trimestril oli mul tegelikult, selles suhtes lõpupoole esimesel trimestril ja teise trimestri algul oli hull lastelpäevi mahlaisu, üldse hapukate asjade isu. Tegelikult praegu tahaks ka täiega lastelpäevi, kui ma sellele mõtlen, aga mul ei ole enam nii suurt tungi. Siis mul oli hull leivaisu ja mulle meeldis täiega süüa leiba ja lihtsalt niimoodi, et panin võid peale ja siis rohelise lehe sinna peale veel, salatilehe. Nii hea oli ja siis võib-olla mingi tomatikese ka veel. Aga mingid hull isusi üldse ei ole. Kuidas raseduse aeg hoiad väsimust tagasi? Mis sa näidanud väsimusest natuke hoiduda? Tead, selle väsimusega on nii, et öeldakse, et esimene trimester on kõige hullem või 3. ka, ma ju 3. ei tea, on ju. Aga mul esimene trimester isegi seda väsimust nii hullult ei olnudki, ma pigem lihtsalt ma olin nii koormatud sellest, et mul oli nii halb olla kogu aeg. Ja siis ma tegin lihtsalt uinakuid selle pärast, et mul oli halb olla. Ja teise trimestri alguses mul oli küll väsimus, oli päris suur ja siis järsku nagu tekkiski see väsimus, et esimesel nagu ei olnud ja siis järsku teine trimester tuli ja siis ma olin hullult väsinud, et ma ei tea, milles kõik räägivad, et teine trimester, sul väsimus on kadunud, energia on tagasi, nagu mul ei olegi see energia ära läinud, vaid mul nüüd siis teise trimestril on natuke läinud. Ja sellega on nii, et kui ma tunnen, et ma olen tõesti väsinud, siis ma teen lõunaune, täiesti süümepiinadeta, ma teen selle lõunaune. Minu keha teeb haiget protsessi läbi, ilmselgelt on ta väsinud, ilmselgelt tahab ta puhata rohkem, nii et ma lihtsalt heidangi siia voodisse pikali, panen silmaklapid pähe ja magan. Magan oma südamel rahuga. Et üldse ära nagu tunne ennast kuidagi halvasti, kui sa oled rase ja sa tahad magada, lihtsalt maga. Öösiti magama ka ikka pikalt, aga ma olen alati maganud pikalt öösiti. Esimene trimester mu uni oli täiega häiritud, teine trimester on jällegi hea uni nüüd olnud. Välja arvatud see, et ma käin vetsus mingi 100 korda öösel, aga see on savi. Ma olen harjunud sellega juba. Ja ongi kindlad uneajad kindlasti mõjutavad hullult, toit mõjutab hullult, mida ma söön, kui palju ma liigun päeval, palju ma ekraani taga olen kõike seda. Aga ikkagi muidugi väsinud olen ma rohkem. Õhtuti ma tunnen küll, et mingi aeg ma väsin ära niimoodi, et mu mõte enam lihtsalt ei tööta, ma enam ei jõua nagu teha mingeid asju ja Eestis olles ka, ma olen tähele pannud, et ma ei saa oma nii täis bookida päevi, nagu ma enne bookisin, kui ma Eestis käisin, et
tööalaselt just, et selles suhtes ma ei jõua lihtsalt päeval nii palju asju teha, kui ma enne jõudsin. Lihtsalt väsitab nii ära. Ma ei jõua nii paljud inimestega suhelda, ma ei jõua. Ma lihtsalt see nagu toss on nii väljas juba lõpuks. Kuidas leevendasid oma iiveldust ja millal see taandus? Iiveldust konkreetselt vist leevendaski ainult õues liikumine ja arstirohud. Arstid kirjutasid mulle nii Hispaanias kui Eestis välja erinevaid rohte. Hispaanias kirjutati mulle välja siis, kui ma haiglas olin, üks mingi siuke vedel, mingi asi. Ma ei mäleta selle nime, aga ühesõnaga seda ma võtsin päris mitmel korral, kui mul ikka väga halb hakkas olla. Ja Eestis olles siis ka mulle kirjutati mingid tabletid välja, mida vist pidi õhtul võtma, kui ma õigesti mäletan, ja need ka aitasid väga hästi. Et ma ütlen, ei olegi mõtet piinelda, aga ma väga nagu hullult ei tahtnud neid ravimeid võtta, aga selles suhtes jah. Ikkagi, kui sul on väga halb olla, siis nagu võta ja tee. Nii, mul hakkab siin mikri aku kohe tühjaks saama, nii et teeme kähku. Ja millal iiveldus taandus? Iiveldus taandus mul, ütleme süke 11 nädal hakkas juba täitsa nagu ära minema. Mul praegu 5. nädal, no siiski vara veel, aga kas iiveldus ja paha olek siis alles veel ees. Ma otsustasin nagu, vaat see ongi see, et kõigil on individuaalne, et minul tuli ka alles 6. nädal, mul hakkas täiega halb olla. Enne seda mul oli mingi paaril päeval ainult veits halb olla. Ja ma lootsin sellega see asi piirdub, aga jokes on me. Nii et see võib vabalt veel tulla, aga ei pruugi ka üldse tulla. Kas beebigruppides oled? Olen, aga see on hästi vaikne meil ja ausalt öeldes ma olen väga halb nagu erakirjadele vastaja. Kui asi puudutab tööd, siis ma vastan väga kiiresti ja kuna meie töö ongi internetis, telefonis kogu aeg chatid, monteerimised, kõik asjad, siis lihtsalt ma arvan, et ma eraasjadele ei jõuagi väga kiiresti vastata sellepärast. See ei olegi mul üldse nagu fookuses. Eriti kuskil beebigrupis vastamine või kirjade lugemine. Ma alguses suure hooga liitusin küll, aga ausalt öeldes ega ma seal väga midagi lugeda ei ole jõudnud ja teha ei ole jõudnud, et nii lihtsalt on. Aga see on suht vaikseks ka muutunud. Kui peaksid Hispaanias sünnitama, kas sa tahad samas haiglas, kus sa oled jälgimisel? No jälgimisel ma olen tegelikult ju tervisekeskuses ja siis Ultralis käin suures haiglas, kus ma siis ka haiglas sees olin. Ja siis sinna ma lähen ka sünnitama, kus ma haiglas sees olin, tervisekeskuses sünnitada ei saa siin. On 14 nädalat rase on tekkinud kerged ärevushood. Kuidas sul on ja kuidas neid leevendad? Vot rasedusaegse selle ärevusega ongi nii, et ma tunnen, et minul ärevust hullult tekitab sotsiaalmeedia ja just need nagu, kui inimesed postitavad mingi näed, see on minu realistlik beebiga koos mingi, ma ei tea, hommik või öö või mis iganes on ja nagu seda on tore näha, aga neid asju on nii palju on neid, kes teevad siukseid videoid. Ja kui nüüd üks hetk hakkab nii palju ette tulema, siis saad mingi, oh my god, nagu kuidas üldse inimesed elavad, kuidas nad üldse hakkama saavad. Ja see tekitab nii jõhkrat ärevust, et ma pigem hoian sellest eemale, ma olen realistlik, selles suhtes ma ei ootagi mingeid ebarealistlikke asju sellest beebi ajast, aga ma ei taha seda negatiivsust liiga palju. Nii et ma lihtsalt hoidun nagu sotsiaalmeedias, kui ma tunnen, et mul ärevus hakkab täiega kasvama. Lihtsalt hoidun siukse sisu tarbimisest, scrollin edasi, vaatan mingeid muid videoid. Õnneks mu algoritm on nüüd aru saanud sellest. Ma ei taha neid videoid näha. Nii et vaata, mis sulle ärevus tekitab ja lihtsalt nagu eemalda need asjad oma elust. Kas plaan on teha ka glükoositest? Mulle tegelikult Hispaania ämmakas pani maikuuks aja glükoositestile, kuigi ma ei ole üldse palju juurde võtnud. Ma arvan, ma praeguseks on mingi 3 kilo juurde võtnud. Nädal aega tagasi 2,5, nii et ma arvan, tänaseks on 3. Ma ei tea, miks ta selle pani, ilmselt siin tehakse kõigile. Nii et jah, see tuleb. Kas sa oled mõelnud vaadanud, mis vankrit sooviks? Joo, ma olen vaadanud, aga sellest tuleb täiesti eraldi osad minu sotsiaalmeediasse, kus vankrit valime, kus me ta kätt saame kokku paneme, esimesed muljed, kõike seda, nii et sellest räägime hiljem. Kuidas on lood näonahaga raseduse ajal? Akne ja kõik muu. Algus mul läks aknet täiega hullemaks ja siis teise trimestril hakkas, või isegi esimese lõpus hakkas juba täiega paremaks minema. Vahepeal tulid jälle mingid punnid, aga ausalt pigem on isegi parem, kui mul enne rasedust näonahk. Kindlasti on palju parem. Mida kasutada, et aknet leevendada, mida soovitad? No raseduse ajal on nii, et enamus asju sa ei tohi tegelikult kasutada. Kohe, kui ma rasedaks jäin, siis ma kirjutasin oma nahaarstile, et joo, mul on see kreem praegu peal, ma ei tohi seda enam kasutada, ma olen rase, kirjutab mul midagi uut välja. Eesti kirjutas mulle kohe, see on vist Skinoren on see kreemi nimi.
seda kasutan. Ja siis pesen nägu CeraVe näopesukeeliga ja see ongi põhimõtteliselt kõik. Okei, ma teen tegelikult aeg-ajalt ka mee ja siis aloe vera maski või siis D-differentsi maski, aga nagu muud ma ei tee. Et niisutan nahka ka muidugi, aga üldiselt jah, hästi lihtne rutiin. Tundub, et küsimustega on kõik, sest siin küsimused hästi palju korduvad ka. Suur aitäh teile kõigile küsimuste eest. Mul oli nii tore nendele vastata. Mul hakkab kaamerakuga tühjaks saama, nii et on õige aeg see video kokku tõmmata. Kui sul on mingeid küsimusi, siis kirjuta siia video alla. Kui sulle video meeldis, siis viska like.